Thank you guys so much for tuning in for another episode of Just Call Me Bridget podcast. I really do hope that you like this podcast, and if you do, please subscribe to the channel, and also if you would like a bit of more information, please join my Patreon because it really supports to help the podcast grow, and I really only want to bring the best guests out for you. I hope you enjoy another episode, and I hope that I do give you some new knowledge that you didn't know before and it was helpful. This is all why I do this. I started this podcast just to help all the visa holders out in Australia because I didn't have enough information when I started, and I really want to make this experience a lot better for you than it was for me, that you can just come to this podcast and you'll get everything you need to know to succeed in Australia. Thank you. Tere tulemast Just Call Me Bridget podcasti juba 13. episoodi ja täna on meil külas Saaremaalt pärit jõutõstja ja kulturist, kes on Austraalias elanud juba 10 aastat. 10 aastat juunikuus. Ja Rait Saagor, aitäh, et sa oled tulnud meile. Ma natukene annan siis sinule backgroundi ka, et sa oled enda viisa saanud täiesti special talent skills viisaga, mis on nagu täiesti uskumatu, see on üliharukordne ja töötad praegu veel projektijuhina ja operations managerna siis teetööde industries ja sul on, ma guugeldasin sind, nagu sul tuleb nii palju vastu, et see on nii äge näha, kuidas sa oled niivõrd kaua teinud seda jõutõstmist ja seda, et see on nagu uskumatu, ma vaatasin neid tulemusi ka nagu, ma ei tea, ma võib-olla võin eksida, aga ma vaatasin Google'ist, et sinu vist viimases võistluses powerliftingus 2023 aastal sinu parim squat oli 285 kilo või? Ei, kus? On õige või? Ei olnud, 285 ma kükkisin, mõtlen otse, ma kükkisin 285 kilo, kui ma olin 17-aastane Prantsusmaal. Okay. Kükkisin esimest korda 285, nii et mu viimane kükk oli 360. Ossa poiss. See oli siin kohalik Perdi võistlus. Raps ja 360, õige. 285 oli siis, kui me olime väga noored poisid Prantsusmaal käisime, nii et nüüd on ikka väheke rohkem. Väga ulmekilod lihtsalt. Nagu, ja mis ma vaatasin, deadlift raw 382,5 kilo. Jah, selle ma tegin ka võistlustel, aga alati võistlustel ja BB on suur erinevus, kuna trennis on alati lihtsam, nii et ma olen trennis tõstnud palju rohkem, et ma tegin 400 kitsalt nagu, see on see conventional method, mida kõik nagu ütlevad, et see on nagu õige asi ja siis sumo on see, kui sul jalad on laiali, seda ma tõmbasin 420. Wow. Et see oli tehtud ka 2 aastat tagasi. Ja. Väga ulme tulemused, nagu julm, et viisa tuli täiesti õigest kohast ära. Nagu. Joppas. Aga räägi ise siis natukene, jõuame natukene nagu siis 10 aastat tagasi aega, et kuidas sa üldse jõudsid Saaremaalt Austraaliasse ja mis nagu sinule selle esimese lükke nagu andis siia tulla? No eks ma tulin Tallinnast, kuna ma olin 4 aastat tegin tökas, õppisin teedeehitust, 2015 lõpetasin ja mõtlesin, mis ma nüüd teen. Ja samal ajal olin teinud juba pea 12 aastat jõutõstmist, iga aasta võistelnud ja see samal aastal 2015 ma käisin ka Soomes, kus olid suured ootused, et äkki ma tõmban maailmarekordi ja võidan medali, see on siis nagu open klassis, meeste klassis, aga ei läinud nagu nii. Ütleme ausalt, tõstsin hästi, aga mis juhtus Soome võistlustel, meid oli klassis 11 meest ja minu kehakaal oli kõige suurem seal, Saarem poisid, paksud poisid ja ma tõstsin 3 mehega võrdselt, aga see, kes on kõige kergem, see võidab. Nii et teine, 3. ja 4. koht tõstsid kõik ühe palju, aga mina olin kõige raskem mees ja ma sain 4. koha. Ja see oli pettumus, suur pettumus mulle. Mõtlesin, mis ma nüüd teen, mul on kopp ees jõutõstmisest, ma ei võida ja ei tule mitte midagi, et mingi muu väljund peaks tulema. Ja samal ajal nagu koitis, et mul on 2 sõpra, Saaremaa sõbrad, olen Tarvinis ja 2 aastat juba siin olnud ja poisid teenivad raha, elu tundub hea. Ja miks mitte ka minna Austraaliasse ja teha kõvasti tööd, tulla Eesti tagasi ja nagu kõigil on see unistus, et siis saan osta oma maja või oma korteri ja
ja siis vaatame, mis elu toob, nii et saigi otsus vastu võetud täiesti lampi maikuus, ma olen Austraaliasse 29 juuni lendasin välja ja olingi siin. Wow. Päris et kiirelt käis. Suht kiirelt sai tehtud see otsus, jah. Kus sul üldse see, sest ongi nagu sa ütlesid, et lõpetasid tõka ja nüüd tegelikult tänase päevani töötad ju teedeehituse valdkonnas, et kas sul on terve elu kuidagi huvi nagu selle construction industry poolelt? No see on ka korralik lugu, nagu ma ütlesin ennem kui me alustasime, siis meil oli terve punt poisse, kes meil Saaremaal jõutõstmist tegid. Raigo Kuusnem tead, see oli Priit Paakspuu, Raigo noorem vend, vanemad vennad. Ja ega meie kõik rikkast perest ei ole ja iga aasta meil oli vaja käia võistlemas. Kui võistlema minna, on vaja raha. Treener oli meil tubli, ta sai meil sponsorlused erinevad firmadest, aga söögiraha oli meie enda poolt. Ja kuna kohalik teedeehitusfirma Level, mida me kõik poisid teame seal, alati oli vaja suvetöölisi, oli vaja rehama, kõnniteesid tegema, teedeehituses appi, siis meil treener suutis meid iga aasta 3 kuuks sinna tööle sokutada. Nii alates, kui me olime 14-aastased, me käisime seal tööl juunist augustikuuni, teenisime raha, kuna septembris oli meil võistlused, igal pool Euroopas ja isegi käisime Lõuna-Afrikas ära, siis jah, teedeehitus sai seal tehtud. Ja see jäi nagu külge ja kui oli aeg peale gümnaasiumi, et mis ma nüüd teen, oli 2 valikut, kas ma nüüd õpin kehalise kasvatusõpetajast põhimõtteliselt, kus ma failisin täiega. Ujumisest sain 10 punkti, jooksmisest sain 0 punkti, siis mul oli nii raske. Ja ma ei saanud sinna tasuta kohale, siis mul oli teine võimalus, oli tõka teedeehitus ja sinna ma läksin ja seda ma õppisin. Wow. Et jah, valisin 2 vahel, aga tundub, et nii pidi minema. Teedeehitus ja siis ma jäingi sinna valdkonda. Eks kui ma tulin Austraaliasse, ega ma seda ei teinud kohe, et see ei ole võimalik, et ma tulen nüüd kohe Eestist ja hüppan sisse, kuna ei ole ju, tutvused on kõige alus ja kuna mul ei olnud ühtegi tutvust, isegi Perdis, siis ei olnud võimalust, et ma hakkan nüüd teedeehitijaks kohe. Siis ma ikka tegin, nagu ikka pidime kõik tegema farmis natuke tööd, siis ma tulin tavaliseks laboriks siin BGC, suur ehitusfirma, olin seal mõned kuud tööl. Elisabeth Keys, ma panin kõik selle täringu sinna maha. Olin 3 kuud Elisabeth Keys tööl just hakata ehitama, kui ma siia tulin. Wow. See oli siis 2015 november. Ja siiamaani näitan, kui mul sõbratavad sinna, näe see mu plats, ma tegin. Sest Eestis me tegime seda Raigo koos kõdelt iga suvi. Nii, see oli meile nagu väga lihtne töö. Ja siis ma lõpuks, kuidas ma nagu ikka, iga eestlane saab siin tööd, ma arvan, paljud tuleb natukene ka valetada, et sa parem kui sa oled. Ja ma sain agentuuri kaudu, sain lõpuks, et kus ma siia tänapäevani töötan, et neil on vaja laborere. Oli busy, oli vaja rohkem inimesi ja ma kandideerisin ja siis kui mul oli intervjuus küsiti, et Rait, mis sa siis oskad? Ma oskan kõike. Kuigi ma isegi teadnud, mida ta küsis minu käest, et naine näiteks mõned näited küsisid, kaua sa oled olnud paver operator. Paver operator on laotur. See on see suur laotur, mis teeb seda teed. Siis ma 2 aastat seal olnud. Tegelikult. Ma ütlesin jaa, kuigi ma tean, mis see tähendabki. Ja ta ütles, okei, väga hea, kaua sa oled olnud Screed. Screed on see, kes on nupumees, kes paneb kõik levelid paika. Sama kaua 2 aastat. Mul ei olnud õrna aimu, kui mis asi on Screed. Ja ütlesin, tundub, et sul on hea, aga mind päästis see, et mul oli teedeehituspaber olemas. Kuna ma sain tökas selle paber, siis nad arvasid, et jah, see mees teab, mida ta räägib, sest paljud backpackerid lihtsalt ajavad udu. No ma ajasin ka udu. Ja sain tööle. Kiisse, esimene päev läksin objektile, ei teadnud mitte midagi, mis toimub. Kõik rahmeldavad ringi, inglise keelt ka ei oska, millestki aru ei saa, mis toimub, aga järk-järgult õpid ja siis nullist alustad ja siis jõuad kõrgemale. Ulme, jah, üks ise ka niimoodi valetanud ja peabki valetama, aga ongi mõistuse piires on ja, et hiljem nagu need oskused järgi jõuaksid, nagu pead nagu svamm olema, et nagu kiirelt õppima on ja. Sa mainisid enne, et sul ikka inglise keel oli tegelikult suhteliselt kehvakene, kui sa siia jõudsid, kuna sa tunned, et nagu kas läbi teedeehituse nagu seal meestega objektil rääkides õppisid kogu keele selgeks või võttis sul ikkagi pigem kaua aega, et nagu No inglise keelt sa õpitud ju 3. klassist alates, ega seda kunagi, ma ei kasutanud seda kodus, ülikoolis sa õpitud ka, siis ma ja ma arvan 5 tüüpi veel, kes jaganud absoluutselt inglise keelt, me olime tagapingis ainult peitsime ennast, et me ei peaks midagi tegema. Aga ma arvan, inglise keel hakkas arenema kindlasti, kui ma läksin sinna tööle Kiisse, sest seal on kõik kiivid ja austraalised ja segas oma suvila. Ja Austraalia tüdruksõber, kes mul oli
peaaegu 2 aastat ja siis oli kõik oli inglise keeles. Kodul inglise keel, tööl inglise keel, trennis inglise keeles ja see ma arvan aitaski mind, sest kui ma oleks jäänud sellisesse seltskonda, et mul on nüüd Eesti naine, mul on Eesti sõbrad, ma käin eestlastega tööl, siis see lihtsalt ei arene ja see saab olema palju raskem. Nii et jah, 2 aastat full on inglise keelt ja kui ma lõpuks läksin veel office'isse tööle, klientidega suhtlemine, algul ma peitsin küll ennast kõvasti seal ja proovisin hästi palju e-maile saata, kuna kõnedel on raske vastata, aga midagi ei ole teha, tuleb õppida ja tuleb teha ja ongi see environment, et kui sa oled kogu aeg ingliskeelses environmentis, siis see pushibki sind saama paremaks ja kogu lugu. Vahel on selline tunne, et eesti keelt on ka isegi raskem rääkida, mõned nagu sõnad ununevad ära, et on inglise keeles palju lihtsam ennast väljendada. Aga kõik on nii praktiseerima. Ja tegelikult enne ütlesid, et nii-öelda lõid käega, et said seal 4. koha ja mõtlesid, et tulen Aussi ära, aga siis Aussi tulles leidsid uuesti oma nagu kire jõudõstmise vastu või? See oli ka selline huvitav lugu, et kui ma algul siia tulin, ega ma mõtlesin, et nüüd on kõik, aitab küll, et ma olen siin oma aasta ja 2 ja teen kõvasti tööd ja teenin raha sest kui ikka trennis käid, see võtab ju meeletu aja. Sa pead ju preppima oma miilid ja olema alati on point everything kõigega. Et kuidas see juhtuski, see oli 2017, sain siin tuttavaks Raido Ruuveniga. Raido Ruuven on ka tõstja Eestist, kes käis Spartas minuga ühes trennis, aga me kunagi ei rääkinud üksteisega. Ta oli tõstja, ma olin jõutõstja, see on alati, et jõutõstjad on mõttetud, kui tõstjad on paksud ja siis ta kirjutas mulle, et kuule, et saame kokku. Ütlesin, davai, ma olin Perdis, tema oli Perdis samal ajal ja saame kokku. Rääkisime jutud sellega, ütles, tule siia, et ütles meile võistleme, actually. See oli üks võistlus 6 aja pärast, oli võistlus kuskil Jänsepis deadlift only, ehk jõutõmme. No mulle meeldib jõutõmme, alati lihtne mulle. Ma ütlesin, et davai, ma teen kaasa. Trenni ma olin teinud tükk aega ja ma käisin 4 nädalat tema saalis harjutamas. Ja kui ma sinna võistlustel sain, meil oli terve kari eestlasi, mul on siiamaani pilt veel alles, meid oli vist 10 tükki seal, kõik elasid kaasa ja ma võitsin selle. Ja seal oli veel selline kõva vend, kes oli ilge strongman ja lubas selle ära võita ja mulle pähe teha. Ja ma olin suhteliselt väike poiss, siis ma olin mingi 92-3 kilo veel, siis ma ei ole trenni teinud kõvasti. Ja ma tõmbasin 325 kilo. Aga vahel selles, et siin Austraalias on kasutavad kangi, mis pahendub natuke rohkem kui see, mis ma tegin Eestis. Tähendab, on vähe lihtsam. Ja see 325 tuli nii lihtsalt, mõtlesin, et tegelikult ka või. Et mis siis veel saab, kui ma teeksin rohkem trenni. Ja siis ma läksingi, võitsin selle võistluse täiesti lampi ja läksingi Malagasse PTC, see oli Rutsi gym, see just pandi tegelikult kinni 2 nädalat tagasi, kuna vist muud huvid on paljudel, et ei käi enam väga jõudesmist tegemas ja hakkasingi seal treenima ja leidsin huvi ja uue hingamise, sest kuidagi Austraalias 2017 oli see täielik piik. See oli full on, inimesi täis, võistlused olid crowded, seal oli vaatajaid, sellele võistlejad, see andis nagu motivatsiooni, et davai pushime edasi. Eestis nagu hakkas ära ojumis sel ajal, et see oli nagu täpselt vastupidi Austraalias. Ja siis ma hakkasingi uuesti pushima ennast ja tänu sellele, et ma hakkasin pushima ennast selle jõudõstmises, saingi ma selle viisa ka. Sest sa pead olema samal ajal active athlete. Sul ei anta lihtsalt sama, et kuule sa kunagi 10 aastat tagasi tegid trenni, et kuule ma annan sulle viisa. Et sa pead neile kogu aeg näitama, et ma käin ja teen ja ma võidan. Ja kuidagi jooksis kokku vaata. Kas sulle keegi soovitas, et seda viisa teekonda kuidagi teha või kuidas sul see protsess käis? Sest tegelikult isegi kui sa vaatad neid viisaagente, siis neil on alati kirjas, et mis viisadega nad tegelevad, et sinu viisaga ei ole tegelikult väga palju agente ka, kes tegeleks niimoodi võib-olla. Ja no see tuli ka suht lampi, kuna Kiis ma olin siis juba põhimõtteliselt Kii tahtis mind sponsoreerida, kuna ma olin normaalne kõva töömees, panin palju tunde, ütles, et davai sa ajad siia, aga sa nagu sa tead, backpacker 6 months on su max, mis sa võid töötada, siis nad pidid mind seal muutma kogu aeg. Lõpuks tuli see hetk, kuna mul hakkas ju 2 aastat täis saama, et on koju menek. Ja neil oli oma naine, kes seal agent, kes neid viisasi seal uurib ja teeb aga minule nad viisad saada, nad ei saanud anda, sest samal ajal ma olin teetööline, mis ei ole trade. Kui sa plumber, carpenter, whatever you are, siis sul on ikkagi võimalus see mis on 453, 451, whatever viisa see on. Ja siis samal ajal see agendil oli kuidagi keegi ütelnud, et kuule Rait on kõva jõutõste ja maailmameister. Ma noortes võitsin 2 korda, 2007 ja 2008. Et
miks ta ei kandideeri talendiviisale, ma ütlesin, ma ei tea, mis see ongi, kunagi pole kuulnud. Ja ütles, et muidugi proovi ja samal ajal ma teadsin, et üks Eesti poiss on enne mind saanud, Ando Lehtmets, maadleja, kõva maadleja siin, ta on ka võitnud iga võistluse Perdis Austraalias. Ja tema oli just omal kätte saanud ja ma ütlesin, Ando, kuule, ütle mulle ka, kuidas sa tegid ja andis mulle näpunäid, et tegin ise kõik viisavad ära omal paberid. Wow. Ainult käisin agendi juures nagu näitamas tal ette, et kui ma nüüd submissioni teen ja ütles, et kuule, päris hea, kõik artiklid olid ära tehtud, pildid olemas, medalitest pildid tehtud, karikatest pildid tehtud ja tegin ära oma submissioni ja sain kätte 7 kuu pärast. Oh wow, päris kiire protsess ikkagi. Ma sain PR-i, kui ma olin Austraalias olnud vähem kui 3 aastat. Et sain PR-i kätte ja suht lihtsalt. Ega mul oli endal peas mõte, et kui ma nüüd ei saa, siis ma lähen koju. Et mul ei olnud kunagi, et ma nüüd jään, ma pean siis jääma, et ma maksan need $10,000 student viisad, 100 erinevad viisad, et ma lihtsalt pean siin olema. Siis ma alati mõtlesin, et kui sa tahad ellu jääda või tööd teha, sa saad seda teha igal pool. Ei pea olema siin Austraalias, aga läks nagu läks. Sain oma viisa siin ja see tegi selle olukorra nii palju lihtsamaks. Kuidas selle special talent viisaga on? Meie teemegi täpselt seda töökonda, mis sa just ütlesid, et student viisad ja siis sponsor viisad ja maksame nagu meeletuid summasid selle eest, et siia jääda. Nagu kui kaua, ja meie teekond on siis, kool on siis nagu 2 aastat, see on sponsor on 4 aastat ja siis PR on veel aasta on ja kuidas selle special talent viisaga on, et nagu 7 kuud ootasid, olid siis bridgingu peal ja kaua see special talent viisa all siis pead olema ja kas sul on mingid nõuded ka siis nagu, mida sa hoidma pead justkui, et võistlusi võitma või? See ei olnudki viisa, see oli kohe PR. Niimoodi. Sa pead nagu Austraaliat esindama siis edasi või? No ma ei tea, ja. No savi see, nii kui sul on viisa käes, siis on teed, mis tahad. Sa võid neile öelda küll, et ma olen kõva austraaliane, aga hinges oled ikka eestlane, nii et see oligi lahe, et kui ma algul võistlema hakkasin siin Austraalias ja hakkasin neid poisse siin bussima ja rekordit tegema, siis kogu aeg, et kuradi eestlane. Et miks ta siin üldse võistleb enne, et ta ei ole osine, et ta ei tohiks vaata. Aga nii kui ma sain oma selle PR-i kättevärgid, siis oli kohe, et Rait on osine. Ma ei ole mingi osine. Aga jah, see on kohe PR paugust ja ootadki oma aasta või 2 kaua sa pead ootama. 4 aastat pead olema vist Austraalias, et üldse saada pass või midagi. Ma ei mäleta ka 4 või 5. Ja nii kui mul oli võimalus, et davai, nüüd saab passi, siis ma tegin passi ka mal ja nüüd mul on pass olnud juba pea 5 aasta, üle 5 aasta. Väga äge, üliäge. Aga tuleme korra nagu sinu selle võib-olla tööpositsioonid, et nagu sa ütlesid, et alustasid Laborina ja valetasid ennast Laboriks on ja nüüd tänaseks päevaks oled ju projektijuhina töötab päris pikka aega, et nagu mis sa tunned nagu, mis on sind võib-olla sellel teekonnal kõige rohkem aitanud, võib-olla ma ei tea, kas mingi isiksuse omadused või ma arvan, et kõige rohkem ongi aidanud see sama jõutõstmise background, sest kui sa oled võistleja või sportlane, saad alati olla kõige parem. Alati esimene. See ei tule kõne allagi, et ma nüüd teen mingi pool midagi, siis äkki saan 2. või 3. koha. Et nii, see oli meie mentaliteet, kui alguses saadik, et kui meie Saaremaa poisid läksime kuskil võistlema, pidime võitma. Me kunagi läinud võistlema, et äkki me saame 10. koha. Never. Eestis võitsime, maailmas võitsime samamoodi. Ja see mentaliteet tuli kuidagi niimoodi kaasa, nüüd kui ma nüüd olin tööl ja ma nägin, et keegi tegi midagi väga hästi, ma pidin paremini tegema. Ja kas ma teen rohkem tunde, käin iga päev kas või tööl, et näidata neile, et ma suudan rohkem. Ja ma arvan, see aitaski mind kõige rohkem kindlasti. Ja lihtsalt et sa teed kõvasti tööd ja sa lihtsalt ei anna alla. Ja seda sai tehtud, sest ma olin, kui ma hakkasin, ma alustasin täiesti nullist, ega ma ei osanud mitte midagi, ma ei ole kunagi teede ehitust teinud asfalti nii, nagu nad siin teevad. Ja siis ma olingi 3 aastat olin peaaegu selles tiimis, 12-14 on see päevad, Perdis 40 kraadi on kuumus, asfalt on 170 kraadi, päris palav. Ja siis samal ajal teed trenni ka, käisin ju võistlemas, see oligi mul kõige tehedam aeg 2017 kuni 2020, kui ma olingi tegelikult suht teede ehituses full time sees kogu aeg. Ja 3 aastat seda ma tegin ja siis ma ütlesingi üks päev omal selle peabossule, kes on siiamaani mu peaboss, et kuule, et mulle aitab nüüd, et ma olen nii kurat insener. Ma õppisin Eestis inseneriks ja nüüd ma olen siin labida peal ja ma olin iga masinate peal ka, et selles suhtes, et ülikava, et iga vend, kellega ma siin rääkinud olen, et kui sa hakkad nullist, siis sa saad palju rohkem respekti.
nendes, kes sinu all töötad, sa tead, et ma oskan sama asja teha, mis sina, et ma tean, kui raske see on. Ma tean, kui raske on olla labida peal, ma tean, kui raske on olla 14 tundi järjest tööl, samal ajal kui ülejäänud vennad on office'is airconi all ja lihtsalt ütlevad, kuule tee seda. Et see oli õige samm seda teha. Ja siis jah, viimasel päeval, kui ma ütlesin, et ma nüüd lähen, siis öeldi mulle, et aga nüüd esmaspäevast tuled siis meile esimeseks inseneriks meie office'isse. Nüüd ma olin esimene project engineer. Tehti ametikoht põhimõtteliselt mulle ja siis ma pandi mind sinna, inglise keel oli nagu oli jälle ja siis ma pidin veel rohkem inglise keelt rääkima, siis hakkasin klientidega suhtlema. Ennem alati olin ju saidil, oma meestega räägid nii nagu räägid, pooled asjad aru ei saa, pooled saan ja siis teeme edasi. Aga siis sa pidi olema nii ametlik, tead küll, ametlikud kõned, e-mailid, siis mõtlesin, et tegelikult ka kuhu ma tulin, et täiesti iga kord, kui kõne tuli, siis ma jooksin välja isegi office'ist, et lihtsalt kõne vastu võtta, sest äkki keegi kuuleb, kuidas ma räägin oma inglise keelt. No, eestlane tahab olla alati perfektsionistina, kuigi siin on olnud inimesed 20-25 aastat ikka räägi inglise keelt. Ma olin olnud 2 aastat, aga ma tahan alati olla parem juba. Ja niimoodi jah, vaikselt jah, 2018 läksin juba office'isse ja sealt jah, niimoodi hüppasin üles jah. Vahepeal lasin jalga ka kiist, ei taheti palka maksta, mõtlesin davai, ma olen majale. Niimoodi siin palka Austraalias saab, kui muidu ei anta, siis pead ära minema, siis tuled tagasi, siis maksad veel rohkem. Ja nüüd jah, pea 7 aastat olen jah, kiis möllanud ja nüüd jah. Jah, selles suhtes jah, pole midagi öelda nagu jah, nullist operations manager ma olen praegu, nii ma haldan kõiki teedeehitusalasid, mis seal toimub ja siis vaatame, mis elu toob. Oli suht nagu korreleerunud sellega, mis sa koolis olid õppinud, et sa nagu tegelikult ei teadnud ikka nagu... No, absoluutselt. Koolis jah, tökas sa õpid seal disaini ja kuidas Eestis teed ehitada, Austraalias teed ehitada on hoopis teine teema. Mahud on hoopis teistsugused. Näiteks praegu ma ehitan teed Onslow'st 150 kilti Mineral Resources, kui oled kuulnud see kuulus Mindsite, kus see Haul Road tehti Gensborist sadamasse, aga tee kuidagi ei püsi ühes tükis, kuna trakid on lihtsalt niivõrd suured, et mahud on jõhkrad. See on ikka ulme mahud, mis Austraalias tehakse ja summad on ka ikka utoopilised. Et jah, päris lahe on teha selliseid suuri asju ka. Väga äge. Mis sa nagu tagasi vaadates ütleksid, et mis oleks võib-olla need ämbrid, mida sa enam ei kolistaks või mis olid nagu need kõige raskemad ajad sinu jaoks, kus sa mõtlesid, et persega? Nagu tööl või elus? Üldse ja nagu, et meil on ikka nagu kogu aeg ikka nende viisade asjadega on ikka nagu siuke jama, et nagu perel eemal olek ja nagu... Ma ei oskagi öelda... Nagu selle viisa tuli väga kiirelt, väga kergelt, et mitte mingi struggle'it mul ei olnud. Ja ma ei tea, kuidas mul on näinud see elu nii, et isegi juba põhikooli gümnaasiumi ajal, kuna ma olin kogu sportlane ja õpetajad kõik olid alati muu poolt ja siis ma alati ujun läbi vee. Et isegi kui tunnikontrolliks või kontrolltööks ei olnud midagi valmis, siis kuidagi ma sain ikka need küsimused ja vastused. Ja ma sain tehtud need asjad. Et Austraalias ka kõik nagu mängib kokku vaikselt, et mul ei ole olnud suuri probleeme siin, et mul on nüüd, mis ma nüüd teen, et kas nüüd on tõesti, äkki pean koju tagasi minema, et ma ei saa hakkama, et ei, ma ei saa kurta, et elu on väga raske olnud, et nagu ma ütlesin, igaüks on omane sepp näguni, et kui sa teed ja bussid, siis ma arvan, et saab hakkama igal pool. Mida sa ise oled näinud, sa oled siin 10 aastat olnud, sa oled siin normaalset eestlaste voolust näinud läbi käimas, ma arvan, et mida sa ise ütleksid, kui praegu kuulab keegi, kes on võib-olla just värskelt Aussi tulnud või mõtleb Aussi tulla, mis oleks võib-olla need nõuanded, mida sa ütleksid, et võt? No jah, kui 10 aastat tagasi, kui ma tulin siia, ma arvan, neid eestlasi, võib-olla oli ka neid siin sama palju kui praegu, aga ma ei teadnud väga paljusid, aga ma arvan praegu, kuna kogu selle Facebooki teema, Instagramid ja kõik grupid värgid, siis sul on e-laimus palju suurem, mida sa peaksid tegema, kui sa tuled siia ennem või isegi Austraalias olles, et kindlasti kõik on tutvused. Tutvuste kaudu on see, kus sa leiad oma töökohad ja lihtsalt tuleb grindida, alguses saadik ja ütleme ausalt, elu läbi aina paremaks. Mida rohkem sul tuleb tutvusi, mida rohkem sul on knowledge'id, kõik teevad oma tiketeid siin ja
siis ma isegi mõtlen siin, kui ma tulin siia Perti, pidin minema farmi tööle, ma sain $20 tunnis ja nüüd tulevad tüübid siia, teenivad mingi paugust miningus 40, linnas teenivad 35, 45, farmi lähevad 35 pealt, mõtlesin, no kurat, no mis elul vigane. Siis me teenisime $1000 nädalas, see oli päris hea nuts. Ja siis me seivisime seda niimoodi, et paha hakkab. Et muidugi nüüd on kõik kallim ka natuke, aga ma arvan, et praegu, kui sa tööinimene, siis Austraaliast tulla peaks olema päris lihtne. Sest tööd jagub igal pool. Ja tegelikult jagub jah, öeldakse küll, et hästi raske on tööd saada, aga mul on alati ka olen ütlenud, et ego, et kui kõrgele su enda nagu see latt on pandud, vaata, et ongi, et meil on endal ka, et inimesed tulevad siia, on paar nädalat siin olnud ja ütlevad, et mina alla 50 ei tule tööle, vaata, et jah, eks kõik arvad, et Kullamäed on kohe ukse ees, aga jah, natuke tuleb vaeva ka näha. Ma arvan, et ei ole nii lihtne, et ma tulen ja saan kohe rikkaks siin ja teenin ulme rahad, et jah, vaeva tuleb näha. Igal pool tuleb vaeva näha, siin ka. Kuidas sul see teekonna vahetus üldse käis nagu spordi mõtles, sa läksid siis jõutõstmisest siis nagu bodybuilding maailma, et suht harukordne nähtus, ma ei saa aru, eks, et kuidas sul see käis, sest tegelikult ma käisin ühes, kas me käisime mingis jõusaalis ja siis me tutvusime mingi mehega, kes seal oli ja siis ta ütles, et või oli massaaži klient mul äkki ja keegi ütles, et sa oled eestlane, et et kas sa Raiti tead? Ma ütlesin, et et olen kuulnud, nagu sa ikka tead, vaata, et nagu eestlased teavad omavahel 11 ja siis ütles kohe, et ulme vend ise oli nii hea jõutõstja ja siis läks lampi bodybuildingu peale, et enne kuulnud umbes nagu see oli one-off, see backstory on see, et jõutõstmises ma tegin omale liiga enne võistlusi 2020, millal see nüüd oli? 2021 vist oli isegi või. 2 nädalat enne võistlusi me tegime oma viimase küki katsed ja ma tõmbasin oma 4 pea tendoni puruks. Nagu sa oled näinud jõutõstmises, me paneme neid wrappe omal peale. Ja kui me panime selle wrappi mul selle põlve peale, siis seal on tehnik, et kui sa paned seda wrappi põlve peale, sa pead tentsima oma quadi, et see ei liiguks. Põlve kedra. Ma ei teinud seda. Ja ma jutustasin kellega samal ajal ja kui mul see coach mind wrappis, siis see põlvekedra liikus siia. Paigast ära. Aga samal ajal oli juba kinni tõmmatud. Ja nüüd, kui ma läksin kükkima, siis see põlvekeder ei saanud liikuda enam. Aga mis juhtub, kui ta on paigast ära? See köölus ei veni ju lõpmatuseni. Ja ma tõmbasin omal siit kööluse puruks. Nagu pilbastaks täiesti. Tänu sellele, et ma ei pannud tähele, kuidas ta mul pani sidemeid peale. Enda lollus 20 aastat jõutõstmist teinud. Ja ma ei näinud seda ära sel ajal. Ja alati selline vend ka, et wrappi ära, teeme ära, savi, saab tehtud. Tegin kükki ära, tundsin midagi oli õige. Panime juurde 350, 330, ma tõmbasin puruks omal selle jala. Tegin 350, läksin ka kükkima ja kukkusin kohe sinna põhimõtteliselt auku, sest jalg oli tuksis juba. Aga 2 nädalat oli võistlustel jäänud, ega see alla ei anna. Ja. Nii 3 kuud olen teinud preppi ja nüüd siis ma ei lähe võistlema. Ja käisin võistlemas ka veel ära selle sama jalaga. Kükkisin 350. Aga sa ei saanud niimoodi aru või? Ei saanud. Wow. Adrenaliin on sees ja võistlustel, kui ma käisin 2 sedant, ma ei suutnud taga kükkida, sest nii valus oli ilma sidemeteta, aga kuna ma panin sidemed uuesti peale, siis nad hoidsid mul seda põlve kuidagi koos. Nii ma kükkisin 350. Ei tea kuidas, aga tahtejõud oli ja tegin ära ja siis ma hakkasin seda ravima. Ma ütlesin, et ei ole midagi hullu, et käin seal massaažis ja panen paar süsti ka veel põlve ja äkki aitab ja lõpuks tegin siis oma MRI ära ja oligi köölusel puruks. Operatsioon. Täpselt koroona ajal, enne koroonat 2020 oligi vist või. 2021 jaanuar käisin operatsioonil ja tehti mul see kõik korda siin 6 kuud lahases. Tööl käisin niimoodi, et me oleme jalaga sõitsin piduri kaasa nagu rallisõitja. Kuna kodus ka ei viitsin istuda, trenni teha ei saanud, lihased läksid, jalad olid 0, ainult nahk oli jäänud alles. Ja mõtlesin, mis ma nüüd teen, et tegi enda parimas eas, siis rikun oma jala ära nüüd ja lähen nüüd tagasi, äkki ma rikun uuesti. Siis mõtlesin, et teeks bodybuildingut, täiesti lampi, kunagi mõtlen, kogu aeg mõtlen, et see on täiesti lampala ja lähed lava peale, oled seal oma stringides, näitad oma kanni ja õlga ja natuke ja kogu lugu, oled 3 minutit seal ja kogu lugu, davai, tšau.
ja siis ma näen ju, kuidas Raigo, need on kõik teinud seda, siis nad on nagu zombid käivad ringi, kui nad on dieedi lõpus ja elu pole ju, sööd oma ühte sama asja, energiat ei ole, kuskil väljas ei käi, ma ütlesin, seda ei ole mul küll vaja, aga ma ütlesin, et davai, ma siis teen. Hakkasin pihta 2021 august, see oli siis 8 kuud peale oppi, olin võimalis jälle, et hakkasin jalgu treenima esimest korda. Raske oli, aega võtti, siis ma läksingi ühe kulturismi coach'i juurde, et kuule, vaata mul siis üle, kas mul raami on, et minna. Raam on tähtis ju, õlad laiad, keskelt peenike, kuigi ma olin jõutõste, eks kohe öeldi, et kus sa ei ole kuskile. Kuna jõutõstustel on ikka see tendents, et sul läheb jämemaks lähed siit, kuna sul on kerelihased lähevad suuremaks suurte kükkide ja jõutõmmetega ja siis vana ütles, et kurat, sul pole häda midagi, et proovi. Ja esimesed 2 kuud ma treenisin temal, hakkas juba tulema vaikselt, jalad juba tulid tagasi ja pani mul dieedi paika. No ma olen strikt olnud suht eluaeg kogu aeg toitumise asjadega, siis see oli nagu another level. Ja siis ma sain oma hea sõbra Alleniga sain tuttavaks jõusaalis, kes on Raigo treener ka praegu. Ja klikkis vaata, ühe vanused mehed, samamoodi ta tegi trenni, mina tegin trenni ja ma ütlesin, davai tule mu treeniks ja vaatame, mis saab. Ja siis hakkasime preppima mind. 6 kuud, üks sama söök, iga jumala päev, 6 kuud, iga päev sama, kuni dieedi lõpuni, kus ma pidin muutma, et saada ennast lavavormi. Jõhker, täiesti jube, kus nagu ja ei oskagi ilma elada enam, niimoodi tulebki teha, et see ongi elu mõte. Iga päev ma söön ühte sama sööki, teen samme kell 9, kell 12, kell 3, lähen koju ja teen jälle samme. Ja läksingi lavale aprillis 2022, midagi ootanud, lampi jõutõstene, vaatan, mis toimub ja võitsin ära WA. Ühe venna ees, kes on päris korralik jõutõste, kaua teinud, Nick on ta nimi. Pettumust talle ka, aga ma arvan, ma võitsin tänu sellele, et kuna mul jõutõstmist on kann nii kuradi suureks läinud, siis triibutas seal nagu kuusepuu, et jah, võitsin. Siis me ütlesime, mis me teeme. Davai, läheme Nationals ka. Et Melbourne'is on 2 nädala pärast IFBB Nationals ja võtame veel teravamaks ja nagu zombina, nägu kokku kuivanud, grammi pealt soola, õli, kõik, mis ma pidin sööma, kõik oli grammi pealt tehtud. Lähme sinna, see oli esimene suur võistlus peale koroonat ka veel ja seal oli 16 matsi mul nagu algajates. Ma olin ka algaja, pole kunagi enam võistlenud ja need vennad olid preppinud 2-3 aastat, kuna iga kord oli cancel. Võistlused alati canceldati ja tüübid olid täiega, et davai, nüüd tuleb, nüüd teeme. Vaatan, mine metsa, üks suurem kui teine, et mis ma seal teen, mul ei ole midagi. Ja läksin nendega lava peale, lõpuks tõmmati keskele ka ja konditsioon oli mul päris hea. Suht esimest korda tõmbasin ennast päris luuksik niimoodi, et kuiv nagu kurat ja võitsin ära need ja sain Openisse ja Openis jäingi alla vennal, sain teise kohe Openis selle vennal, kes saigi järgmine aasta pro kaardi, et päris hästi läks. Wow. See oli jõhker. Mentaalselt jube teema, jõutõstmine. Kuidas ma ütlen, võistlustel on seal kerge, siis kõik töö on tehtud, jõutõstmises on võistlus sel päeval, kui sa pead olema ennast kokku võtma ja näitama, mis sa suudad. Et 2 niivõrd erinevat ala, aga õpid päris palju enda kohta, kui tugev sa tegelikult oled. Nutsin ka. Ja mentaalselt. Mitu korda nutsin kell 4 hommikul, kui ma magada ei saanud, tegin samme ümber ploki ja vihma sadas ja pidin kell 6 minema tööle ja meestega seal jaurama ja ütlema neile, mis sa teha, kui sa ei suuda ise endal pole ka energiat, et öelda, mis ma nüüd tegema. Siis sa pead hakkama seal kedagi kamandama ja tegema head nägu, et klientidele, et näe, vaata, nüüd me teeme nii. Päris jube, et need, kes teevad seda aastaid, müts maha, see on üliraske ala. Ja jah, tegingi ära ja läks hästi ja ütleme ausalt, ega mul eriti ei viitsiks minna tagasi tegema sama janti ja ei saanud seda motivatsiooni, nagu ma saan jõutõstmises. Käin laval, näitan oma musklid ära, kõik jutud värgid, saan oma medal kaela ja kogu lugu. Aga jõutõstmises, kui mul on näiteks kas või 400 kilo on seal kangi peal ja ma tõmban selle üles, see eufoorium, mis sealt tuleb, on mulle hoopis teine teema. Ja see annab motivatsiooni edasi pussida ennast. Aga see sama kulturism andis mulle sellise jõhkra väljundi, et eks ma olin suht laip peale seda kulturismi. Hakkasin ennast taastama, 4 nädala pärast ma olin päris hea jälle. Võtsin seal 10 kilo juurde ja täis nagu pühvelne.
siis ma ütlesin, et aga mis ma nüüd teen? Siis ma tegin jõutõstmist 5 kuud hiljem. Ma läksin jõutõstmise Austraalia meistrivõistlustele ja mulle anti nagu special card ka, kuna ma olen ennem võistlenud, siis nad tulid mulle vastu, et kuule Rait, sa võid võistelda. Ja ma võitsin need ka ära. Nüüd ma tahtsin näha, mida ma suudan ja ma võitsin ja arvaks tegelikult, et siis on ju mass justkui nii langenud, et energiatased on nagu... Aga tuli tagasi ja ekstra vigastustega läksingi sinna võistlemises, ma ei olnud enam niivõrd erinevad treeningud, et keerasin oma õlatuks ja igal pool olid väiksed need ja Aga jah, tegin selle võistluse ka veel ära. See oli päris lahe. Täiega. A little commercial break from this amazing podcast. I just wanted to shout out Placent Active products for you guys because I've been using them for the past few weeks and it's been absolutely amazing. I'm already seeing the changes that my hair goes through. So I've been using their shampoo, conditioner and also their hair serum oils. It's absolutely amazing. I started using them because my hair used to be very long. It was really healthy and very thick and nice. But I just lost all of that when I moved to Australia because of working in the farming industry and also in FIFO. My hair is always exposed to very dusty environments and also the water here is a lot harsher. Because I keep bleaching my hair as well, it's done its damage. But these products have really helped me to start my hair growth journey and really get my hair back to its healthy state. They use all of these amazing ingredients like placenta extract, keratin, liquid silk, glycerin to really nourish and strengthen your hair. I'm very excited to share with you my journey on how my hair will start growing back to life. And if you want to try out these products as well, please use a discount code which is the same as my Instagram username, so Birgit HVA. So it's like my name, Birgit Hyvä, but just skip the U in the middle. So let me know how you go if you do try out these products and let's grow our hair long together. Ma räägin sulle loo, kui ma olin 17, me kükkisime 300, kükkisin trikooga 300 ja peale me võistlesime veel niimoodi Eestis, et 2 päeva järjest. Ma võistlesin noortes ja siis ma võistlesin meestes ka veel. Jõutõstmis 2 päeva järjest mäksi. See pole normaalne. Siis meie seljad olid kõik nii tuksis, et ma ei saanud liikudagi 2 päeva, siis see on lihtsalt ülepingutus. Ja mu siselihased olid nii nõrgad, et kui ma läksin oma esimese füsio juurde Tallinnas, mis ta nimi oli? Ei mäleta nime, igavene jurakas mees oli ka pealt, Kalevi spordihallis nägin teda. Siis mu puusavaagen liikus 2 senti. Ta tegi mu parema jala 2 senti lühemaks kui vasaku. Nii nõrk oli mu siselihased seest, ütles, et sa poiss, sa ei tõsta midagi enam vasti. Ja ütles, et aasta aega neid lihased, nagu me kõik neid teeme, siis lihased planku, igat pidi 2 korda päevas ja ma tegin. Ja ütles, ära tee mitte mingid jõutõmbed asju ja tahad näha, et sa lähed tagasi ja sa tõstad sama raskused nagu nii. Ja hügas paik ja pidas paika ja tegi terveks ka mind. Mul ühtegi selja probleem olnud. Aga me ei teadnud neid. Treener teadnud ka, see oli ju 20 aastat tagasi. Ei olnud ju, ütle, ma olen Google'is kõiki asju näen ja kuulen ja vaatan ja et nüüd ma arvan, et see noortel on räige advantage, sest nii palju knowledge on räige. Nii palju, kõik teavad kõike, vaata. Nii palju sa saad ammutada, et näe, nüüd tuleb nii teha, nüüd tuleb naa teha. Me siis tegi, mida treener ütlesin, aga treener ei teadnud ka kõike selle ajal. Toitumine 0, sööme ainult kohupiime. Ainult valku. Aga peab ju sööma kõike muud ka ja peab ikka süsivesikud sees olema kõik jutud. Me ei teadnud sellest mitte midagi. Samal panime pidu ka vahele. Mis üldse nagu puhtu enda huvi, nagu mis üldse nagu bodybuildingu nagu sinu võib-olla päevane kaloraaž versus siis jõutõstmise päevane kaloraaž? Mis vahe nendel on? Nagu? Näiteks kui ma olin selline maintenance perioodil, ma sõin 3,5. Ma sõingi vist 3800, kui ma tegin kulturismi ja siis hakkasime sealt alla tulema. Siis 3800, 3500 kulturismis oli niimoodi, et mul oli kõht tühi. Sest sul oli 6 korda nädalas trennid, sul tegid oma, mis on nüüd seda, posingut, tegid seal 2-3 korda nädalas, mis on energia, pingutad lihased ja värised seal neid paha hakkab, pluss kardio ja pluss sammud ja kõht oli tühi. Ja kui ma tulin nüüd sellest kulturismist välja, ma sõin sama süüa, 3500, 3800, mu kõht oli täis. Siis ma kulutus on 2 korda väiksem. 4 korda nädalas trenni, sammud, jah, siis kui viitsin enne.
ja see ongi see, kuidas sa kulutad. Kui sa kulutad nii räigelt, siis söö, mis tahad. Sa lihtsalt kulutad ära selle. Et see ongi see spordialade jõhker vahe, et see kulturismis on nii palju vaja teha kogu aeg, et lihtsalt lähed ja 6 korda nädalas trennis. 1 päev vabana, see on nagu kohustus juba, see on nagu full time job. Et see ongi see suur vahe, et ikka räige kulutus on seal. Aga ega muidu ju kuivaks ei saa ja laval ei lähe. Mis on sulle, oled ise veel mõtlenud endale välja, mis sul spordialaselt on sul mingi eesmärk veel, mida sa oled endale võtnud? No eesmärk, kui ma siin hakkasin Austraalias neid tulemusi tegema, kui ma käisin 2017 ma käisin esimestel GPC Austraalia meistrikatel Melbourne'is, ma tõstsin 892,5 100-s, siis Austraalia rekord oli 845, nüüd ma tegin selle üle ja järgmine aasta ma tegin 950 alla 100 ja siis oli okei, mul tundub, et ma tõstan tonni, see on siis 10-kordne kehakaal 100-s. Nüüd sel ajal oli tehtud seda ainult 2 korda, Juri Belkin Venemaalt, kellega ma võistlesin ka Euroopas 2014 vist või ja ma ei mäletagi, see teine vend oli, no vahet pole, ma mõtlesin okei, tundub, et ma olen ka suuteline selleks, et ma teen 10-kordse kehakaalu, see oli nagu ultimate goal, mida ma pidin tegema, aga siis tuligi vaata see ja tõmbas suht sellele kriipsu peale ja mul endal tundus ka, et mu parimad aastad olidki seal 27, 28 kuni 30, siis ei olnud vigastusi nii palju, recovery oli päris hea ja üldse trennis läks üli hästi, peale seda ei olnud nii lihtne enam, üks vigastus, teine vigastus, et jah, see 1000 kilo oli mu plaan. Aga ma kardan, et nüüd see vist plaaniks jääbki, et ega ma ei teagi, sai suht kõik ära tehtud, siis ma pidin oma saavutustes, et ükskord tahaks küll veel võistelda, ega ma nii vana ei ole, 35 on suht piik, nagu selline jõutõstmise arvestuses selline korralik vanus alles, et mehed teevad siin rekordid ka 45-selt pluss 40, Margus Silbam Eestist, nüüd on oma parimas vormis, kurat kui vana ta on, 48 või? Ja teeb oma parimaid tulemusi, nii et aeg on, aga lihtsalt kõige tähtsam on mindset, see tuleb paika saada, et ma võin ju rääkida, ma nüüd teen, aga kui ma sellest tahet ei ole, siis tuleb välja midagi. Sest ma tean, et kui me ju prepime siin ja teeme, siis me anname 100%. Aga kui sa annad sellele 100%, siis see peab millegist tulema. Aga kui sul on töö ja siis sul on erinevad siin asju teed ja 100 asja kogu aeg jookseb kokku, siis sa pead valima ja mida sa lõpuks teed. Et oli lihtsam ennem. Aga never know, loodame, et ma saan ükskord veel. Mida sa soovitaksid siis kellelegi noorematele, kes alles on oma jõutõstmise alguses? Kas sul on inimesi ka, kes kirjutavad veel sulle, et... Ei, ma isegi tegin siin coachingut vahepeal, et kui ma siin tegin oma bodybuildingu teemad ära ja siis mul oli nii räige see motivatsioon, et ma tean kõik, et mul on jõudest ja mul on kulturism ja saan siin õpetada ja teadmisi muidugi on ju, kaua on tehtud. Ja mul oli ka peaaegu 10 klienti, mul oli online'is, keda ma siin õpetasin ja paar poissi käisid võistlemas. Aga samal ajal jälle elu tuli peale, töö on kiire, siis mul on need teised side hustle'id, mis ma teen. Ja lihtsalt lõpetasin sellega ära, sest ikkagi sa pead andma ju neile ka mingid informatsiooni, aga kui sa lihtsalt teed seda lampi lihtsalt tagataskus, et ma annan sulle kava, aga mind ei huvita, mis sa teed, siis see ei ole õige teha. Aga noorematel kindlasti kõik võtab aega. Ma olen näinud siin nii palju Austraalias, kus tüübid tulevad, nad on noored, tõmbavad siin 2-3 aastaga oma maxid välja ja siis tüübid on kadunud. Ja ongi 2-3 aastat ja neid ei olegi enam, aga me oleme olnud selles juba 20 aastat. Et see on ju longevity, et see on pikaaegne sport, et see ei ole jalgpall ka, et kus sa oled 10 aastat ja see on läbi, vaata. Et iga asi võtab aega, et kui sa nüüd kiirustad ennast nii räigelt oma algusperioodil ja tõmbad ennast puruks igalt poolt juba, siis see annab veel rohkem tunda 5, 6, 10 aasta pärast. Et kiiret pole, kuigi maailm on kiire. Aga tugevaks saamine võtab aega. Jõuame natukene, nagu sa rääkisidki siin side hustle'itest ja kõigest sellest ka, et sinu Instagramist saab leida ka, et sa oled kinnisvarasse ära eksinud. Kust see tuli? See tuli
noh, kurat, nagu ikka, kõik tuleb lampi ja siis loed seal paar raamatut nagu ritstad ja kõik jutud ja see oli just enne koroonat, kui ma hakkasin ka rohkem huvi tundma selle kohta, kuna noh, ütleme ausalt, mida ma soovitan ka noortele, kui sa tuled ja sa teed ilgelt tööd ja sa oskad raha save ida ja sa näed, hakkas nagu raha üle jääma täiega. ja sul hakkab see pangakonto kasvama, no pane see raha kuskile. Võib-olla nüüd on raskem kindlasti, sest real estate on läinud räigelt kallimaks, aga sel ajal, kui ma olin seal, ma oleks võinud hakata ostma neid asju juba 2016, sest tööd sa teed näguni, aga sul on alati see mental teema, et äkki ma ei suuda maksta. No suudad küll. Kindlasti suudad neid oma laene maksta, sest kui sa teed tööd, siis raha tuleb nägunii kogu aeg peale. Et endal see huvi hakkaski 2020, ostsime ühe maja tegelikult Redcliffe'is, tegime selle korda ka, müüsime maha, tegime profiti. Siis oli väga odav kõik oli nitsevoo, nüüd see maja, ma arvan, 2 korda kallim. Ja siis ma mõtlesin, et ma ostaks korteri East Perdis. 2-toaline korter ja see oligi kuidagi elukaaslane mul Cash. Ta oli ka tundis huvi Airbnb-de vastu. Ja see maja, kus ma selle korteri ostsin, seal võib seda teha. Et Perdis on ainult mõni maja, kus võib teha seaduslikud Airbnb-d. See peab olema short-term sound or dual sound. Ostsime selle maja, korteri. Ja samal ajal jälle kuidagi joppas mul, et mul tööl, mu ülemust oli paar tüüpi New Zealandilt, ta on ise ka New Zealandilt ja neil on kuskil elada. Ma ütlesin, et mul on korteri, ma annan selle üürile. Ja ma küsisin väga hea üüri selle kohta ja ta maksid mulle seal mingi $1000 nädalas. Oh, wow. $1000 nädalas mingi tavaline 2-toaline korter East Perdis. 3 kuud sain seda raha sealt, siis mõtlesin, aga kui see juba niimoodi toidab, miks ma siis ei võiks proovida Airbnb-d. Ja noh, Cash'iga jah, tema bussis ka seda ja 2 me panime selle kõik paika, no see oli ka räige kuradi ma experience, kuidas me alustasime, kus me nüüd oleme, et ega me ei teadnud mitte midagi sellest, et kuidas seda teha, kuidas seda sisustada, mis inimestele meeldib, no täiesti uus maailm, ja 2022 jaanuaris hakkasime tegema Airbnb-d selle sama korteriga ja kui me saime oma esimese bookingu 2 päeva, sama päeva õhtul tegelikult me panime pühapäeval ülesse ja pühapäeval tuli booking juba. Oh, wow. Ja siis mõtlesin, et tegelikult ka ja niimoodi tehakse raha. Ta võttis meil, kas see oli mingi 4 päeva ja me teenisime mingi 2 nädala üüri põhimõtteliselt, kui sa teete see tavalist vaata. Et kurat, nii lihtne ongi või. Ja hakkasime sealt bussima. See on busy, see on siiamaani see korter mul alles. Ma tegin selle just, tegin... Aga sa ise tegidki kõik renoveerimised? Reno tegin ka ise, ainult plaatimise võtsin sisse, kui ülejäänud tegin ise. No eestlane, kõik tuleb ise teha ja isa on ehitaja, vend on ehitaja, siis kuidas ma saan nõrgem olla, teen ise ka ära. Ja ostsime teise aasta hiljem, siis ostsime 3. ka veel täpselt 3 kuud hiljem, kui me teise ostsime. Ja nüüd need 3 tükki toimetavad ikka päris hästi. Et ma arvan, mingi 90% on kõik täis, suht 90% ligidal, vahel on isegi 100, mitmed kuud on teed 100%, iga päev on keegi sees. Siis tahaks teha mingit töid selle ei saa, kuni inimesed on sees kogu aeg, et jah, et Cashil on räige huvi selle sisedisainimise vastu, et ta on need kõik ära teinud ilusti, pildid, värgid ja mida rohkem teenid seda, kuidas ma ütlen, seda kallimad asja panedki sinna korterisse, et kui sa algul hakkad IKEA mööbliga, siis see ei tundu ikka väga hea seal pildi pealt, et kui sa lähed seal paned paremad mööblid sisse ja paned seal kulda ja karda, nagu ma selle esimese korteri nüüd tegin, siis pildid on see, mis ju toovad raha sisse. No asukoht ka ikkagi väga hea selles suhtes. Et jah, ma võtsingi strateegiliselt asukoha, et üks on East Perdis seal, põhimõtteliselt Optus on lihtsalt üle silla, et nagu paljud käivad Optus juures, teise me ostsime Kings Parki, et Kings Park on jälle põhiline koht, kus kõik käivad, siis see on ka nagu ja sellise leigi järve ääres. Ja siis 3. ma võtsin täiesti kesklinna, nagu Langley Parki, täpselt Terrace Roadil, et sa vaatadki jõge. Et kõik ongi nii, et inimestel oleks midagi näha ja kõik peab olema lähedal, sest inimesed on laisad ja mugavad, nad ei taha mitte kuskil minna, et tahavad jalutada igal poole, no sa jaluta kurda Armadale'ist CBD-sse või midagi. Ja siis nad seal jah, omavahel toimetavad, et igas korteris on oma nüanssid, mis ta on parem või mis ta on halvem. Ja siis me jah, vaikselt toimetame, et tahaks ju veel. Nüüd ma ostsingi endale korteri, mis ma kunagi tahaks ka teha Airbnb-ks, aga sinna võtab veel natuke aega.
Teil on nüüd siis nagu mingi oma koristaja, kelle te pidite siis suhteliselt kohe võtma või et suur töö tegelikult ikkagi? Algul ikka jätad kõik in-house ju, oma raha ja oma teenistus, aga jah, cash on ka nüüd rohkem busy, et meil käivad koristajad, kui me ei saa. Aga näiteks nädalavahetusel, laupäev, pühapäeval, kui meil on aega, see ei võta kaua aega, pool tundi, 45 minutit ja kui sa teenid sellest normaalse teenistuse, nagu kuule, ma võin ka seda potti küürida, absoluutselt ei huvitane. Ja täna meil on 3 tükki vaja teha. Et peale seda ma lähengi tegema kohe. Okay. Mul on 3 tükki vaja ära koristada ja 2 tükki on bookitud, lähed kui 3 inimesed sisse nüüd, jah. Aga me saame need tehtud, et jah, hoiab meid busy, ütleme ausalt, mul ei ole vaba päeva olnud viimased 2 Aga sa kasutasid mingi ärilaenu ja olete seda nagu refinantseerinud või kuidas see algus nagu sai? Jah, ei no deposit on kõige tähtsam asi, kui see on 20%, siis saad laenu iga kell, 20% annab sul laenud ükskõik kus sa tahad ja seda ma olen nüüd kogu aeg teinud, et iga Airbnb ostad 20%-ga home loan, nad ei tea, kas sa elad seal või mitte, keegi ei tea seda ja iga laen tuleb võtta lihtsalt erinevast pangast, sa ei saa samast pangast võtta oma 3 kodule laenu, mis elad 3 majas samal ajal või ei saa ja aga huvitav, nad ei näe siis ära nagu nad ei näe mitte midagi, kus mul on laene võetud ja muidugi nad teevad sinna credit rating ut, aga nad ei tea, mis maja või mille jaoks või mis see korter on ja 20% kogu lugu on ka pankasid, kus saad 15 ja ikka ei maksa seda mortgage insurance'it isegi 10%-ga, aga interest rate lihtsalt läheb nii palju kõrgemaks, et jah, ma räägin, kogu edu salvades ongi seivida see raha, et sa saad selle protsendi kokku ja davai mine panka ja broker ka on, siis aitavad sind hädast välja nüüd. Saab tehtud ja siis ongi, kuna nüüd ju kõik buumib ja ma ostsin need korterid täpselt ennem, kui see kõik hakkas buumima, siis iga korter on maksnud juba nii palju välja, et jah, et saad investeerida keem. See on täiesti crazy, mis Austraalias toimub, nagu meil on mu partneri parim sõber on Eestis ka kinnisvaramaakler ja me räägime temaga ka nagu, et see puhas kapitali kasv siin, nagu sa ei näe seda kuskil mujal maailmas, nagu see on meeletu, nagu mingi 80-ndate lagunevad majad on nagu double the value mõne aastaga. Selles suhtes oligi, et jah, nüüd mu esimene korter ostis mulle, teisema korteri ostin ka ise, aga sama esimene, teine korter ostsid mulle selle 3. korteri ja nüüd see 3., esimene ja teine ostsid mulle korteri sinna, kus ma elan praegu. Et selles suhtes ja kuna ma kõik küsida alati, et pangalaenud ja värgid, aga see on ju positiivne laen, see teeb mulle raha. Et kui sa võtad nüüd laenu omal autole või ostan omal ilge ja paigi või panen omal uued juuksed pähe, no see ei too sulle raha sisse. Aga seda laenu ma ei maksa. See laen on makstud kinni minu klientide poolt, kes mul käivad seal, nüüd mul ei ole elu sees nagu mingi probleemi olnud, et ma ei suuda oma pangalaenu maksta, kuna see kapital tuleb nende sama questide käest, nüüd ainult anna agu. Kui on positiivne laen, anna agu. On sul mingit kogemust ka jagada võib-olla läbi Airbnb mingi külalislugu, kus on korterid täiesti mingi ära? Seal mõni on olnud jah, ütleme ausalt meil on läinud päris hästi. Eks me saame targemaks ka, kui me oleme teinud seda nüüd varsti 3 aastat, et ega neid inimesi eriti sisse ei taha lasta, kes on just teinud konto ja ei ole ühtegi review'd ja võtavad 1 nightiks näiteks pühapäeva õhtul. No mille jaoks? No see on kindlasti, kui mingi naisterahvas võtab sulle 9 pühapäeva õhtul, siis sa tead, mida ta teeb seal. Neid on olnud paar tükki, aga ma arvan, kõige hullem ongi olnud mul selles 3. korteris Langley pargis, kus üks päev just käis ja läks siis vaatama üle, et mis seal toimus eelmine päev ja siis ta nutis oma silmad peast ära, kui telekas oli mööda maad puruks visatud, Dysoni vacuum oli ära varastatud ja laga üle korteri. Siis mis on ütlen, et nutad silmad peast natuke ära ja teeme korda ja läheme edasi. Lihtsalt vahel nii on. Ei saa kuidagi Airbnb-lt raha? Saame muidugi, et Airbnb cover teeb selle, maksab sul selle telekat kinni, sa ei saa 100%, sest seal on ikkagi decreasing value vaata kõigil, aga Airbnb aitab küll nüüd. Meil ei ole olnud suur probleem, et meil on suht lakid olnud ja kui sa vaatad neid videos Instagramis, kus mõnel on Airbnb täiesti mädaks tamad, et kuidas see võimalik on, ma ei tea. Aga tuleb jälgida, keda sa lased ka, et me oleme ka õppinud päris palju. Päris mitu korda on olnud jäetud laga sisse,
aga noh, damage'id ei ole tehtud, aga lihtsalt kõik on must, vaata mingi, seal on veini igal pool, seal on mingi verd vahel põrandate peal olnud, ma ei tea kuskohast. Aga ma olen alati selline suht rahulik vend. Oli mis oli, teeme asja kord ja läheme edasi, et nii ta on. Vahel kõik ei saa ka head ja vahel läheb kehvemini ka. Jah. Kas, ma ei tea, kas sa oskad tuua mingeid erinevusi võib-olla Aussi ja Eesti nagu sellise lühiajalise majutuse võib-olla poolest? Ega me eriti ei oska, aga nii palju, kui me oleme käinud nüüd Euroopas ja Eestis ja Poolas siin, et me oleme iga kord käinud ja ka Airbnb-des ööbinud, et näha, kuidas nemad seda teevad, et suht sarnane kõik, et midagi erilist vahet küll ei ole. Et ma ei tea, kuidagi Pertis on suht normaalne Airbnb asja ajada, kuna inimesed, kuna kõik tulevad siia, Pertis on tavaliselt, nad on 1-2 päeva või siis on nädal. Aga Pert on alati see sihtkoht, kuhu tullakse. Kui lend tuleb sisse, nad tulevad Perti, siis me läheme Margaret Riversse, me läheme Exmouthi, aga alati nad peavad siia jääma mingi aeg. Ja selles suhtes ma arvangi Airbnb toidavad siin Perdis päris hästi. Et ja isegi kui näiteks inimene elab sul Albanis ja tal on doktori appointment siin Perdis, ta ei sõida samal päeval tagasi Albanis, see on ikka päris kaugel, siis nad peavad kuskil jääma. Ja Airbnb alati on ikkagi natukene odavam võtta kui hotelli, eriti kui sul on 4 inimest või 3 inimest. Et aga muud vahet ei ole, et Airbnb, kus me oleme käinud Euroopas, need on samamoodi ilusad korras, pole häda midagi. Võtame natukene siis võib-olla kokku sinu teekonda, et mis sa arvad, kus sa oleksid täna, kui sa poleks Aussi tulnud? Ma absoluutselt ei tea arvatagi. Võib-olla oleksin Saaremaal, püüaksin kala ja ei tea, ei ole mõtlenkini, aga kindlasti ma olen selline suht püsimatu hing ja nagu ma eilest ütlesin ka käesile, et tundub, et aega jääb iga päev aina vähemaks, et nii palju asju tahad teha ja siis vaatad jälle, kell on 3 ja 4-5 õhtul juba jälle ei saanud seda tehtud, et ma arvan, Eestis või igal pool, kus ma oleks, ma ikka paneksin samamoodi, teeksin mida võimalik ja kui palju, et elu paremaks saada. Hustleri nagu mindset on siis täiesti jube ja see on addictive, sa ei oskagi ilma olla enam, sa lihtsalt pead alati midagi tegema ja siis sa tunned, kui sa teed, sa raiskad oma aega, kuigi peaks olema ka selline, et sa suudad aja maha võtta, aga praegu mu meelest selle aina hullemaks, mida vanemaks sa saad, sest alati midagi teha, isegi kui oled kodus vaatad akurat, teeks seda natuke renoveeriks ja kõpitseks seda enne. Kui seda ei ole teha, siis käime kähku trennis ära ja siis lähed jälle, teed oma Airbnb-sid ja sellist teemat, et jah, sellist igavat aega ei ole absoluutselt kiire. Mis on sind ees ootamas järgneva paari aasta jooksul? No vana mees juba võiks lapsed ära teha, see on plaan, lapsed tehtud, äkki saaks isegi võistelda, võiks ju veel oma portfooliot suurendada. Jah, ega rohkem ei teagi, lapsed tuleks ära teha, vana mees, 30-35 aastane juba võiks olla, vennal on mul 3-aastane poeg, Rome, igavene lahe selli, võiks ka selline väike jõudest ja lõpuks tulla. Hakkad kohe noorest õpetama. Mul on üks küsimus veel, mis ma ei tea, kas sa jõudsid seda vaadata, aga mis sa oskad öelda, mis on kõige parem nõuanne, mida sa oled oma elu jooksul kunagi saanud? Ma arvan, mul ei ole niimoodi spetsiifiliselt nõu isegi antud, aga ma arvan, et ongi see pushimine, sest ma tegelikult ju kodus kolisin välja, kui ma olin 13, kui ma läksin Kuresse gümnaasium, siis ma sellest ajast saati me enam kodus ei elanud ja siis juba hakkasidki tööl käima vaikselt ja oma asja ajama, et jah, lihtsalt tuleb teha, pussida kogu aeg, et elu paremaks saada, nii ta on. Rohkem nõuannet mul ei olegi. Hustler täiega, oskad üldse aega maha võtta? Mitte eriti, ainult siis, kui võib-olla Eestisse läheme või kuskil, aga muidu on siin 24/7 ikka möll käib, jah. Et jah,
eriti ei oska aega maha võtta praegu. Võib-olla see on miinus ka, aga noh, eks see kunagi tulevikus paistab. Eks lapsed teevad seda vägisi. Kuule, Rait, aitäh sulle nii väga, et sa võtsid oma kiires graafikus täna podcasti tulla. Kas sa tunned ise võib-olla, et sa tahad veel midagi lisada? Siin on palju nagu statistiliselt kuulajaid veel väga palju ainult Eestist ja hästi palju on Austraaliast ka eestlasi kuulajaid. Tahad midagi hingele südamele panna? No aitäh kutsumast, et oli huvitav ja kindlasti väga hea ettevõtmine, et sa niimoodi meid eestlasi, kes siin on kaua Austraalias olnud, kutsud vestlema, sest see annab ju indu paljudele noortele, kes siia tulevad ja äkki annab näpunäiteid, kuidas lihtsamini hakkama saada ja noh, Eesti jääb ikka alati südamesse, nii et koduigatsus on alati, nii et kui te tulete siia, siis ärge unustage kedagi kodus. Väga. Aitäh sulle. Aitäh. Thank you for watching another episode of Just Call Me Bridget podcast. If you like this episode, please give it a thumbs up and subscribe to the channel so you won't miss upcoming episodes. And also, if you would like to see more of the podcast and more from our guests, subscribe to our Patreon channel as well. I have so much information in there already. You'll also be able to do an Australian consultation with me. And there's heaps of other different options, and you can also support this channel. If you do have any questions or you have maybe other guests that you're thinking that you would love to have on this podcast, let me know in the comments down below. Thank you again for watching, and I'll see you in another episode.